Korea muinasjutt. Tark poiss. Palju-palju aastaid tagasi elas Soulis vaene õpetaja. Tal oli õpilane nimega Kim. Iga päev käis õpetaja Kimi pool ja õpetas talle kõike, mida ise oskas. Kim ja õpetaja armastasid teineteist väga. Aga Kimi ema ei armastanud õpetajat ja toitis teda halvasti. Andis talle ainult putru süüa. Ükskord küsis Kim. Miks, ema? Õpetajat ainult pudruga toidad? Ema vastas. No millega teda siis toita? Oleks ta veel õpetlane, aga tühipaljas õpetajake. Poisil hakkas õpetajast kahju ja ta otsustas emale tõestada, et tema õpetaja on suur ja tark ja teab kõike. Ta hiilis öösel kööki, korjas sealt kokku kõik kausid, kandis oja kaldale ja mattis liiva sisse. Hommikul läks ema kööki ega leidnud sealt enam ühtegi kaussi. Ema tuulas terve maja läbi, otsis, kuid ei leidnud ainsamatki kaussi. Kim aga ütles õpetajale. Kausid on oja kaldale liiva sisse kaevatud. Nii ütlegi emale, kui ta küsib. Ema jooksis tõepoolest õpetaja juurde. Minu poeg aina kiidab teid, ütleb, et olete suur tark. Kui see on tõsi, võib-olla leiate siis üles kausid, mis on öösel mu köögist kaduma läinud. Õpetaja tegi targa näo, silitas habemetutti ja vajus nagu mõttesse. Siis sõnas. No mis neist ikka otsida? Kausid on oja kaldale liiva sisse maetud. Kimi ema lippas oja kaldale ja hakkas liiva laiali kraapima. Varsti olid tal kausid välja kaevatud. Ta krahmas kausid sülle ja hoidis mõlema käega kõvasti kinni, et neid mitte keegi enam ära ei saaks võtta ja tõttas koju. Õhtul läks Kimi ema välja ja rääkis naabritele targast õpetajast. Tema teab maailmas kõike, võib igasuguse aarde üles leida. Tema käest ei pääse ükski varas. Naabrid kuulasid ja imestasid. Missuguseid tarku on maa peal? Peatselt rääkis tark peast kogu tänav ja seejärel terve linn. Kuuldus jõudis ka suure vanni kõrvu. Vann imestas. Tema teab kõiki tarku, aga sellest polnud mitte kuulnudki. Ta käskis targa paleesse kutsuda. Õpetaja lõi kartma. No mis tark mina olen? Mõtles ta. Mis ma vannile ütlen? Ent polnud midagi parata. Vanni käsku tuli täita. Ta läks paleesse, tegi vannile kummarduse ja vann ütles. Kohe näha, et oled suur tark. Astud rahuliku sammuga nagu targale kohane, silmad sügavas mõtiskluses suletud. Vaene õpetaja ei saanud aga hirmu pärast sõna suust. Ta kartis silmi avada ja vanni poole vaadata. Vann vaikis, ootas vastust. Vaikis ka õpetaja. Siis ütles vann. Taevapojalt, meie naabrilt, varastati Jaspise laegas. Hiina targad on kogu taevaaluse läbi otsinud, kuid laegast nad ei leidnud. Taevapoeg palus nüüd mind saata Hiinasse kõige targem minu tarkade hulgast. Sõida sina, otsi laegas üles. Kui sa laegast ei leia, ma lasen su pea maha raiuda. Vaene õpetaja sai väga kurvaks. Ta läks Kimi juurde ja ütles. Ilma aegu heitsime su ema üle nalja, Kim. Nüüd tuleb mul pea kandmisest loobuda. Ta jutustas poisile kõigest. Kim vajus mõttesse. Kas tõesti saab õpetaja minu süü läbi otsa? Vaja on ta kuidagi päästa. Luba, ma sõidan koos sinuga. Pakkus ta. Küll näed, mõtleme midagi välja. Nii otsustatigi. Kim ütles, et tahab Hiinat näha ja isa lubas tal koos õpetajaga minna.
õpetaja sõitiski Kimmiga Hiinasse. Seal nad nägid, et väljakule oli kogunenud ilmatu rahva hulk, sest igaüks tahtis Korea tarka oma silmaga näha. Astus ette tähtis ametnik ja tegi õpetajale teatavaks imperaatori käsu leida Jaspise laegas 15 päevaga. Õpetaja ei öelnud midagi, kummardas ainult ja kõrge ametnik viis ta jõukasse majja. Kui sul on midagi vaja, anna aga teada. Sulle ei öelda millestki ära. Veel kord kummardus õpetaja ja lausus aupaklikult. Koos minuga sõitis minu armastatud õpilane. Teda hüütakse Kimmiks. Ütle, et ta lastaks ka minu juurde. Ta on minu õpiline. Kõrge ametnik läks tänavale. Kim seisis seal värava kõrval ja pajatas päevavarastele Koreast. No, Kim, tule kaasa, käsutas kõrge ametnik. Kim kohkus, kuid ei julgenud sõnakuulmatu ka olla. Ta järgnes kõrgele ametnikule, aga too viis ta õpetaja juurde. Õpetaja ja Kim võtsid teineteise vastas istet ning hakkasid mõtlema, kuidas küll laegast otsida. Mõtlesid ja mõtlesid, välja aga ei mõelnud midagi. Riik on ju tohutult suur. No kuidas siin laegast leida? See on sama, mis otsida nõela heinakuhjast. Ja otsustasid, et tulgu mis tuleb, aga praegu löövad nad lahti vägeva peo. Niiviisi pidutsedes möödus 10 päeva. Kuid vargad, kes olid laeka varastanud, ei saanud kusagil asu. Nad kartsid meretagust tarka. Rääkis ju temast kogu linn ja kõik olid veendunud, et laegas leitakse kindlasti üles. Lõpuks võtsid vargad nõuks targale pilku heita. Nad hiilisid pimedal ööl maja juurde ja piilusid aknast sisse. Kim kuulis krõbinat ja sattus ärevusse. Õpetaja, kes see akna taga krõbistab? Küsis ta. Õpetaja vastas. Ära karda, Kim, need on ainult tuul ja vihm. Vargad lausa ahetasid. Neid ju kutsuti nii, tuul ja vihm. Nad istusid ninanorus akna alla maha. Tead mis, vihm, tunnistame targale oma süü üles, ütles tuul. Ta teab nagunii kõike. Vaevalt saime maja juurde, kui tal olid meie nimedki juba teada. Tunnistame üles. Oli vihm nõus. Temast pole võimalik kavalam olla. Ütleme talle, kuhu laegas on peidetud ja palume andestust. Vargad ootasid hommikuni. Läksid siis õpetaja juurde, lasksid ta ette põlvili ja hakkasid laupa vastu põrandat taguma. Andke andeks meile, suur tark. Me ütleme, kuhu laegas on peidetud. Õpetaja oleks rõõmu pärast peaaegu keksim hakanud, aga vastas hirmuäratavalt. Ah, te alatud varga näod. Teil tuleks niisuguse teo eest. Aga olgu peale, ma halastan teile. Noh, öelge kärmesti, kuhu te laeka panite? Vargad ütlesid, et viskasid laeka Lootuse järve ja õpetaja laskis neil rahus minna. Järgmisel päeval läks õpetaja paleesse, tegi imperaatorile kummarduse ja ütles. Ma tean, taevapoeg, kus on laegas? Kutsu kokku võimalikult rohkem inimesi ja käsi neil Lootuse järv veest tühjaks ammutada. Seal põhjas ongi laegas. Imperaator kutsus kokku oma alamad ja käskis neil Lootuse järve tühjaks ammutada. Alamad hakkasid järvest vett välja tassima. Tassisid päeva, tassisid teise ja lõpuks oli kogu vesi järvest välja tassitud. Imperaator nägi, et Jaspise laegas on tõesti järve põhjas. Ta rõõmustas, krahmas kiiresti laeka kaenlasse ja jooksis nii, kui jalad võtsid paleesse. Laegast kõige salajamasse tuppa peitma. Õpetaja ja Kim olid veelgi rohkem rõõmsad. Varsti sõidame koju, mõtlesid nad. Mõtlesid, mis mõtlesid, kuid kõik ei läinud sugugi niimoodi.
imperaator vihastus, et taevaaluse targad ei suutnud laegast leida, aga hommikuvärskuse maa tark leidis ja ta otsustas targa hävitada. Ta kutsus õpetaja enda juurde ja ütles: et sa kord juba nii tark oled ja kõike suudad, siis too mulle taevast päike alla. Ma tahan vaadata, kuidas ta lähedalt välja näeb. Kui ei too, raiun sul pea maha. Annan aega 15 päeva. Õpetaja sai kurvaks, rääkis asjaloost Kimmile. Nad puhkesid nutma ja hakkasid surma ootama. Ja mis seal imestada? Maa peal pole ju ainustki inimest, kes võiks päikese alla tuua. Nad nutsid ja nutsid. Aga siis ütles Kimm: aga mis me ilma asjata nutame, õpetaja? Kuniks elu, elagem parem omaenese rõõmuks. Siis polegi surm nii kohutav. Õpetaja jäi nõusse ja jälle panid nad ilmatu peo käima. Pidutsesid 14 päeva, aga 15. mõtles Kimm kavaluse välja. Ta rääkis sellest õpetajale ja õpetaja rõõmustas. Tubli poiss, Kimm! Veame neid vahvasti alt. Õpetaja läks imperaatori juurde ja ütles: anna mulle taevapoeg redel ja olgu see 100 liit pikk. Siis toon sulle päikese alla. Imperaator kogus kõik oma alamad kokku ja nad tegid 100 lii pikkuse redeli. Redel toodi väljakule, toetati vastu paleeseina. Õpetaja astus redeli juurde, laskis pilgul libiseda üle rahva hulga, kes oli kogunenud suurt imet vaatama ja hakkas üles ronima. Ta ronis ja ronis ja vaatas siis alla ja pistis karjuma: hei, Kimm, mis sa seisad? Jookse kähku siit minema. Kohe võtan päikese alla ja ta paneb kogu linna põlema. Oi, 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 oi! Pistis Kimm kisama ja tormas üle peakaela minema. Tema järel pani kogu rahvas jooksu. Tõusis kujuteldamatu lärm. Imperaator kohkus. Taevaaluse targad ei suutnud laegast leida, aga tema suutis. Äkki võtab ta tõepoolest päikese taevast. Mis siis saab? Mõtles imperaator ja pistis täiest kõrist röökima. Hei, tark! Ma otsustasin ümber! Pole vaja päikest alla tuua, pole vaja! Ma ei taha teda lähedalt vaadata. Ma ei taha teda lähedalt näha. Olgu ta pealegi taevas edasi. Seda juba ei ole. Vastas õpetaja. Sina käskisid mul päikese maha võtta. Sa siis, mis tahtsid. Ütles nii ja ronis muudkui kõrgemale. Pole vaja, tark. Karjus imperaator jälle. Ära võta päikest taevast. Annan sulle kõik, mis sa soovid. Tule ainult alla. Olgu siis pealegi. Ütles õpetaja ja hakkas alla ronima. Imperaator puistas õpetaja üle rikkalike kingitustega ja õpetaja pöördus Kimmiga koju tagasi. Sellest ajast peale oli õpilase ja õpetaja sõprus veelgi tugevam. Muinasjuttu lugesid Krista Jürgenson ja Margus Prangel. Von Kleeni teater 2020.